Hei, mina olen Kaidili ja teen sulle täna ühe lihtsa kaardiladumise 11 kaardiga 2 grupis. Ja need on lihtsalt hetkesõnumid, need on ajatud sõnumid, aga arvestada tuleb loomulikult sellega, et tegu on üldise kaardiladumisega, see ei pruugi kõigile sobida või resoneeruda, sest teid on palju ja ma püüan kinni eelkõige nende inimeste energia, kes on minu kanali jälgijad. Ehk kui sa tahad ka teinekord saada täpsemaid sõnumeid, siis hakka meie YouTube'i kanali tellijaks. See aitab meie videotel levida suurema sihtgrupini. Kui sa soovid personaalset lugemist, siis siit video alt sa leiad lingi, mille kaudu sa saad registreeruda. Ja kui sa soovid personaalset konsultatsiooni, nõustamist või teraapiat, siis ka selle kohta on video all info olemas. Aga olen täna valinud sulle grupi valimiseks või valiku tegemiseks 2 muusikainstrumenti. Üks on selline kell, on grupp number 1. Kuula seda kõla. Ja grupp number 2. Ja keskendu hetkeks, kui vaja, pane video pausile, et teha oma lõplik valik. Ja ükskõik millisel ajahetkel see video sinuni jõuab, siin võib sinu jaoks mingisugune sõnum olla. Tõstan number 2 praegu kõrvale. Ja alustame number 1, grupp number 1. Nii, grupp number 1. Sinu esimene kaart on pööripäev. Ja praegu, millal ma seda lugemist teen, nii-öelda see pööripäev on varsti, õige varsti talvine pööripäev, aga kui see lugemine või see valik tuleb sinuni mingisugusel muul ajahetkel, siis ka siin on sulle loomulikult sõnum olemas, aga praegune pööripäev eelkõige ütleb seda, et hakkame jälle liikuma valguse poole. Ja sinul on oluline ülesanne teadvustada, mis on see sinu sisemine valgus, see essents või kontsentraat, mida sa endaga uude kevadesse kaasa võtad. Ehk mis on need seemned, mida sa plaanid üle talve hoida ja millest sa plaanid kevadel hakata midagi uut looma või tegema. Ja loomulikult, kui see kaart tuleb välja pööripäeva eel, siis on ka väga oluline just nimelt sellel talvisel pööripäeval vaadata endale otsa ja miks mitte minna loodusesse ja teha ka teadlikult mingisugune pööripäeva riitus. Ja kui sa tahad mingisugust pööripäeva riitust, siis sa võid siia video alla kommenteerida, soovin ja ma saadan sulle. Nii, siis teine kaart on lumikellukesed. No vot, eelmise kaardiga ütlesingi, et mida võtad kevadesse kaasa, et lumikellukesed ongi see sõnumitooja, kes on kevadel see esimene tärkaja peaaegu, eks ole, kes tulebki ütlema seda, et elu käib, et nii nagu maa valmistab kevadeks ette loodust, et kõik need juured ja sibulad, mis mullas on säilinud, saaksid hakata uut aastaringi looma ja käima. Täpselt samamoodi on sinul võimalik mõelda nüüd selle peale, et mis on see ühesõnaga, et nii nagu meie vanarahvas ütles, eks ole, et et kõike saaki sa ei saa üle talve pidada, kõiki loomi sa ei saa üle talve pidada, et mis on see sinu seeme uueks valguse hooajaks. Eks ju, et lähene sellele teadlikult.
kolmas kaart on sügis. Ja sügis ütleb meile seda, et no tegelikult see jada nagu läheb, et kuigi vahepeal põikasime korraks kevadesse, kaardid olid selles järjekorras pakist välja tulnud, aga sügis just ütlebki, et vaata, mis on see, mida sa kohe saad kasutada praegu, oma tarkus või oskus, ja mis on see, millele sa oma uue aasta, oma järgmise kasvuperioodi üles ehitad. Et kõigel muul, mida sa ei vaja, lase minna, sest sügis on ka lahti laskmise aeg. Et see on ka see aeg, kui puude otsast need ilusad kuldsed lehed on juba maha kukkunud, on ju, või kukkumas, et kuidas kuskil, eks ju, et võib-olla sa vaatad mõnes muus maailma paigas meid või mingil teisel hooajal. Aga jah, et tee vahet, mis väärib säilitamist, mis väärib nii-öelda komposteerimist, sest kõik lehed muutuvad huumuseks ja kompostiks. Järgmine kaart ütleb, ma kraabin neid natukene siit edasi, et ruumi teha. Järgmine kaart on päikese varjutus. Ja millest päikese varjutus räägib? Päike on mehelik energia sisuliselt. Ja see on see valgus, see on see kõige suurem intensiivsus. Ja kui seda miski varjutab, ja selline sõnum tuleb kaardipakist välja, et miski varjutab hetkel seda intensiivset energiat, looduses ongi praegu valgust kõige vähem, eks see ongi mõnes mõttes, et varjud on kõige pikemad, on ju. Aga teisest küljest, et kui me seda sisemise maailma asja nagu vaatame, siis mida me siin näeme on see, et põhimõtteliselt sinu enda mingisugune aspekt ei lase sul kasutada oma tuld ja kirge intensiivselt. Sinu enda aspekt. Kas see on mingisugune allasurutud vajadus, omadus või mingisugune sisemine heitlus, sisemine piirang, et praegu see kaart nagu kangesti jutustab seda, et mingisuguse piiranguga on tegu. Ja võib-olla see sügis siis ütleb, et tunne see piirang ära ja lase tal minna, et ära hoia teda nagu lõpmatuseni kinni, eks ole. Nii, siis tuli mitu tükki. Järgmine kaart on redel ja siin on number 1. Võib-olla see on 1. jaanuar, võib-olla see on mis iganes 1. kuupäev. Võib-olla see on, ma ei tea, mingi lehekülje number, maja number, mingi muu number, mida sa kuskil märkad. Aga redel ütleb, et tühi töö ja vaimu närimine, jäta kõik sinna paika ja võta seda kui õppetundi. Seda redelit pidi sa üles ei roni. Ja see kaart räägib eelkõige sellest, et kui sul oli praegusel eluhetkel, mis su elus iganes toimub, mõtle selle peale hetkeks, mis su elus praegu toimub. Kui sul oli sellega seoses mingisugune plaan, vaat siis see plaan ei toimi. Seda plaani sul ei ole mõtet kasutada. Leia mingisugune varu väljapääs, mingisugune variant B. Niimoodi panen selle siia poole. Siis järgmine kaart on lõkketuli ja siin on number 12. On ikka 12 või? Ei, 42 on, vabandust. Ja ikka 42, ma hakkasin korraks kahtlema. Ja mida ta siis meile ütleb seda, et ära parem seda torgi saad kõrvetada. Ja minu meelest need 2 kaarti nagu täiendavad teineteist, et kui sul oli plaan, siis vaata see korra veel üle ja leia alternatiivid. Ja kui sul on kellegagi konflikt, konflikt ei tähenda siin seda, et sa hakkad esihambaid välja lööma, vaid konflikt võib tähendada ka mis iganes erimeelsust, eks ju. Et kui sul on kellegagi erimeelsus, siis praegu ära seda torgi. Las see suur leek põleb ära, las need suured emotsioonid jahtuvad ära ja siis on paras aeg minna selle teemaga edasi, mitte enne. Et see pööripäeva aeg, see praegune aeg, mis meil on, see aasta lõpu aeg on just hästi oluline vaadata sissepoole. Nii, jumalannade kaardipakist tuli välja number 4. See võib olla kuupäev, see võib olla samamoodi ükskõik mis muu number, mida sa kuskil märkad. Ja jumalanna Artemis, kes siis on fookuse jumalanna.
ja mida see fookuse jumalanna siis ütleb sulle, et selleks, et sa iseenesest mõistaksid enda poolt või enda nagu seda vastutust või enda panust mingite asjade tegemisel või käima lükkamisel või otsustamisel või mis iganes, kas need on negatiivsed või positiivsed tulemused. Et sul on vaja nagu oma kavatsustest ja praegusest olukorrast ja sellest hetkest, mis praegu on, nagu välja võtta enda jaoks nagu parim ja see on aeg, millal sa saad tegelikult asjade käiku nagu muuta või pöörata, kui sa teed seda nagu targalt ja teadlikult. Ja märka neid asju, mis iganes su tähelepanu tõmbavad. Võib-olla need on mingid asjad, millele sa tavaliselt üldse tähelepanu ei pööra, näiteks mingid pisiasjad on ju. Ja luba endal märgata neid pisiasju ja märka seda, mida need pisiasjad su ellu toovad, mida need sulle õpetavad, eks ju. Ja mõnikord võib juhtuda niimoodi, et sa oled keskendunud ühele asjale, eks ju, või ühele viisile, ühele tulemusele, ühele mingisugusele ootusele. Ja see tähendab seda, et sa kaotad nagu võimaluse kogeda või teada saada seda, mis need teised variandid on. Ja see ei tähenda, et sa kõiki raudasid korraga pead tules hoidma, aga see tähendab seda, et mõnikord tuleks anda endale võimalus teha ka midagi muud või mõelda ka kuidagi teisiti, eks ole. Ja mis siis veel, mis see Artemis veel meile tahab öelda? Ta tahab öelda seda, et sa võid olla milleski nii kinni, et muutud pimedaks selle suhtes, mis siis on nii-öelda päris sinu oma või sinuga kooskõlas. Et ühesõnaga, sa võid olla oma mõistuses nii kinni, oma selles teadlikus minas nii kinni, et sa nagu ei pane seda intuitsiooni ja sisetunnet enam tähele või sa isegi ei kuule seda, eks ole. Ja Artemis siis pakub sulle sellist lahendust, et pehmenda oma fookust. See tähendab, et muutu paindlikumaks, läbilaskvamaks. Ja siis võivad sellised asjad sinu juurde tulla või sa võid neid märgata, vaat seal mingi teine kaart ütles ka, et märka, eks ole. Et võid märgata neid asju, mis võiksid anda lisaväärtust ja võib-olla need asjad, mida sa siiamaani oled teinud või millel sa oma fookust oled hoidnud, ühtäkki enam ei tundugi üldse sulle nii tähtsad, on ju. Ja seda tehes sa võid nagu avastada, et tegelikult siiamaani sa oled ise endale auku kaevanud. Ja tegelikult on väga oluline lõpetada ise endale auku kaevamine. Ja siis kõik need võimalused, ütleme siis selline heaolutunne ja hoolivus ja kõik sellised asjad, eks ole, et need ei jookse tegelikult sinust mööda, vaid need saavad sinuni tulla sellepärast, et sa muudad oma fookust, sa hakkad neid märkama ja see on nagu hästi oluline. Nii, panen selle kaardi ka siia. Ja siis on meil siin viimased kaardid sulle, hea grupp number 1 esindaja. Siin on siis üks selline naisterahvas looduse taustal ja noor kuu sirbiga. Ja sõnum ütleb siis niimoodi, et andestamine tervendab. Luba mineviku teemadel nüüd lahustuda, sinu hing on sellest kogemusest õppinud. Ja sind ootab uus võimalus. Minu meelest see räägib hästi selle Artemisega nagu sama keelt, et kui Artemis ütleb, et muuda oma fookust, eks ju, ja see kaart ütleb see, et uus võimalus, et kui ma muudan fookust, siis ma hakkan nägema uut võimalust, uut varianti ja tegelikult ma saan siis ka teistsuguse tulemuse või märkan veel midagi, mida ma enne ei näinud. Nii, ja siin on üks selline ingellik pilt, mille sõnum siis ütleb niimoodi, et luba sellel olukorral kujuneda oma soodu ja ära kontrolli kõiki aspekte. Ja mäletad, Artemis ütles ka, et tee oma fookus natukene hägusemaks või paindlikumaks, läbilaskvamaks, eks ole, et ära kontrolli, et see asi peab niimoodi juhtuma, on ju. Usalda suurt plaani, sest lähitulevikus juhtub ime, mida sa hetkel veel ei oska näha. Ja isegi kui sa ei suuda ette kujutada, mis ime see on,
siis siin on nagu see koht, et mis asi see suure plaani usaldamine on. Et mõnikord me inimestena siin maises maailmas läheme nagu seda teed, et vat ma tahan ja mul on eesmärk ja kõik muud jutud. Eesmärgid ja sihid on väga olulised ja need peavad olema meil siin füüsilises maailmas. Aga me unustame ära, et mõnikord me oma tahtmist taga ajades läheme nagu suusad risti või ühesõnaga kaldume oma sellelt eluteelt nii-öelda kõrvale, on ju. Aga see elutee ongi see suur plaan. Et sellepärast öeldaksegi, et alluta oma tahe nagu looja tahtele, on ju. Nii, järgmine kaart on selline kaunis roosipilt ja tema ütleb meile, et nüüd on oodata armast kingitust või üllatust, kas sa oled selleks valmis. Universum ulatab sulle abistava käe sinu imelisel teekonnal. Ehk siis, kui sa neid eelmiste kaardide sõnumeid kuulda võtad, lased lahti vanadest takistustest ja mõtteviisidest, teed natukene tulevikuplaane, vaatad, mismoodi sa ise ennast saboteerid, nagu see päikesevarjutus siin ütles, eks ju. Mõtled välja variant B, mis see teine lahendus oleks, on ju. Et siis on üllatused garanteeritud või kingitused. Nii, ja viimane kaart on selline kaunis kristallipilt. Ja tema ütleb niimoodi, et kristallid tervendavad sind maagilisel viisil, avades armastuse värava. Kanna endaga kaasas mõnda lemmikkristalli, et sinu eeterkeha oleks puhas ja selge. Ja sa muutud magneetiliseks ja siin on üks oluline asi veel, et vaatamata sellele, et Artemis ütleb, et lase fookus nagu natuke pehmemaks või ära kontrolli, aga mõtle üle, siis kristallid on ometi struktuurilise mudeliga, eks ole. Ehk siis mingisugune kord, ka sinu mõtetes peaks valitsema kord, sinu tunnetes ja selleks olid need esimesed kaardid, need, mis olid selle sisemaailma puhastamise ja avamisega seotud. Et aitäh sulle grupp number 1, see on siis sinule tänaseks minu poolt kõik. Kui loodan, et sa said siit endale midagi, kui see ladumine sind inspireeris, siis loomulikult võid lahkesti jagada seda videot ka oma tuttavatega. Nii, läheme grupp number 2 juurde. Panen kaardid siia maha ja hakkame ükshaaval siit hunnikust võtma. Nii, esimene on siis täiskuu. Ja täiskuu on siis selline sõnum, mis on tegelikult tugev, selline naiselik, tervendav energia. Ja täiskuu suunab sind nagu iseendaga ühenduses olema, oma mõtete ja tunnetega ühenduses olema, teadlikult otsuseid tegema just läbi intuitsiooni, läbi sellise sügavuse, läbi vaimse sügavuse ühenduma teiste inimestega ja eluolukordadega, mitte ainult mõistusest, et nii on hea ja kasulik ja ratsionaalne, vaid just see, et see on hästi sinuga joondunud, hästi sinuga kooskõlas, et praegu on nagu see sõnum nagu hästi-hästi aktuaalne siin. Nii, ja siis järgmine sõnum siin on mets. Ja kui mets tuleb kaardipakist välja, siis tegelikult täna nad on natukene nagu, nad ei ole täiskuuga loomulikult samad, aga mingit nurka pidi nad on nagu seotud ja see tähendab seda, et see mets tuletab meile ka praegu meelde, et iseendaga olemise aeg, et see on ka nagu natukene selline ürgne naiselik energia, see metsaenergia, nii nagu täiskuu energia on ka ürgne naiselik energia, et nad on mõlemad sellised pehmed, paindlikud, sügavad, sissepoole vaatavad. Ja praegune aeg ilmselt soosib seda ka väga ja seetõttu on siis ka selline tervendav mõju sellel metsakaardil või praegu see kaart tahaks nagu öelda ka seda, et mine loodusesse, jaluta metsas, mis siis, et see mets on raagus või seal ei ole võib-olla väga palju vaatamisväärsusi võrreldes kevade, suve ja sügisega. Aga see on just see, et iseendaga ühendumine looduse kaudu ja see mõjub tervendavalt. Siis 3. kaart on sulle välja tulnud tuli. Ja tuli ütleb sulle niimoodi, et kuigi need 2 eelmist kaarti olid sellised sügavalt ürgnaiselikud, siis see tuli on nagu ürgmehelik, see on selline kirg ja pühendumine ja keskendumine nagu sellele, mida sa teed.
Ehk siis, kui sa siit nende kaartidega, et kui sa oma sisemaailmast leiad ülesse selle oma naiseliku, paindliku, pehme ja voolava ühenduse, selle essentsi, siis selle tugeva kirega sa saad seda oma elus, oma füüsilises elus elada või ka oma vaimses ja emotsionaalses elus elada, seda väljendada, kas siis oma sõnadega, tegudega, valikutega, otsustega, teadlikkusega. Ehk see tuli tuletab meelde, et iga hingetõmme, mida sa sisse hingad, peaks väljendama seda sinu kirge, et sa tunned, et sa hingad sisse ja välja hingates sa tunned, kuidas see kirg läheb su kehas laiali. Et see jõuab igasse rakku, igasse teadvuse, mis iganes nurgatagusesse, mis vähegi kuskil sinu sisemises salasopis kuskil on, eks ole. Ja see tuli on ka see inspiratsioon ja praegusel pimedal aastaajal tahab see tulekaart meile öelda ka seda, et ära kaota oma sisemist tuld. Et ükskõik mis ka ei juhtuks, aga oma sisemist tuld saad ainult sina ise elus hoida. Seda ei saa lõkkele puhuda teised, see on ainult sinu vastutusel. Nii, siis on meil siin järgmine kaart on liblikas. Ja vaata, kui ilusasti siit tuleb jällegi vaadates seda lugu, et need ürgnaiselikud kaardid siin täiskuu ja metsa näol, see kirg ja pühendumine on ju, mis siia tuleb läbi sellise naiseliku paindlikkuse ja voolamise. Tegelikult see tuli, ja ma lisaksin siia veel juurde, on ka väga puhastav ja transformeeriv. Ehk kasutades seda oma kirge ja pühendumist, sa võib-olla jõuad oma selliste sisemiste sügavate väärtusteni, sellise naiseliku algolemuseni. Ja selle kireni, mida sa saaksid siis füüsilises maailmas väljendada liblika kergusega. Ja pane tähele, et liblikas on siis selline elusolend, kellel on tegelikult palju erinevaid arenguetappe. Ta on röövik ja siis ta muutub nukuks ja siis mingil hetkel saab temast liblikas, eks ole. Ja enamus inimesi elavad nagu röövikutena, et nad hangivad endale toitu ja vaatavad, kuidas õhtul magama jääda ja kogu lugu, eks ole. Ja hommikul vaatavad jälle, kus süüa hakkab saama või mida selleks teha tuleb, et süüa saaks, on ju, et katus pea kohal püsiks. Ja enamus inimesi unistab elust, et kuidas olla parem röövik, et saada suuremat palka ja osta rohkem asju, on ju. Aga see kaart ütleb, et ära mõtle nagu röövik, mõtle nagu liblikas. Ja muidugi sa võid nüüd vaidlustada, küsida, et mida see liblikas ka mõtleb, aga selles mõttes, kui sa vaatad, et röövik roomab mööda maapinda ja otsib oma kohta siin päikese all, on ju. Aga liblikas tõuseb lendu, lendab päikeses, lendab lillelt lillele. Tema näeb seda maailma hoopis teistmoodi. Ja kuigi ta otsib ka süüa, siis tegelikult ta ka tolmutab lilli ja tal on ka teistsugune funktsioon. Ehk siis ta teeb ka midagi, ta jätab ka siia maailma endast jälje. Ta teeb ka midagi nagu kõrgemaks hüvanguks, mitte ainult ei tarbi seda, mis on nagu olemas. Ja liblika kaart tuletabki meelde, et vaata, mida sa saaksid teha, et ajada oma tiivad laiali ja tõusta korraks selle maailma kohale ja millega sina saad seda maailma mõjutada, puudutada ja kuidagi moodi edasi arendada. Siis järgmine kaart on mõõdulint ja siin on number 25 ja see võib olla kuupäev, aga see võib olla ka mis iganes number, mida sa kuskil näed. See võib olla ka 2 + 5 ehk 7. Ja mõõdulint ütleb, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika ehk ära kiirusta otsuse tegemisega. Samuti ära kiirusta sündmusi tagant. See puudutab siis eelkõige nüüd selliseid asju, kui sa oled seotud mingit sorti koostöödega näiteks, et oled kellega siis tööl või lihtsalt sõpruskonnas suguvõsas kellegagi mingeid asju kokku leppinud, et siis siin on see asi, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika ja ära kiirusta tagant. Et kõik, mis on ette nähtud, tuleb sulle. Aga, sest muidu juhtub see, et sa hakkad nagu sundkäitumine hakkab põhimõtteliselt pihta, et see ei ole antud hetkel praegu väga vajalik meil. Ja seetõttu võiks see lihtsalt jääda nii, nagu ta on. Siis järgmine kaart on sul number 35. See võib olla ka mis iganes maja number või lehekülje number, aga see võib ka olla 3 + 5 ehk 8. Ja see on tolmukas. Ja asja tuuma pead tabama, sa ei näe sisu, oled liiga pimestatud loodud kuvandist.
Ja need tolmukad on siis põhimõtteliselt see lille süda on siis ka nagu selline, kui sa vaatad seda pilti, et see süda on nagu avatud. Ja millest ta räägib? Ta räägib seda, et nii nagu lille süda on avatud vastu võtma seda, mis elus toimub, peaksime me ka inimestena nagu olema paindlikumad. See ei tähenda, et su süda või hing või keha on nagu solgiämber, et sa kõike vastu pead võtma. Aga selles mõttes, et avatud selles mõttes, et sa nagu ei ole nagu mingites kinnisideedes või sundmõtetes kinni, et vaata, asjad peavad olema nii. Et oled nagu paindlik, sest muidu sa valid ühe kuvandi ja pärast oled pettunud, et asjad niimoodi ei toimi. Aga just nimelt, et sul on võib-olla selle saatusel veel mingisugune asi varuks ja sellega on siis vaja nagu harjutada ennast. Nii, ja siin on siis Jaapani ilujumalanna Benzai ten, selline number 6 ja see number 6 võib siis ka olla kas kuupäev või ükskõik milline muu number, mis iganes number, eks ju, mida sa kuskil näed, siis see võiks olla kuidagi sind nagu kõnetav. Ja kui see kaart tuleb välja, ma ütlen ausalt, see kaart ei tule väga tihti välja. Minu ladumistes ei ole see kaart väga tihti välja tulnud, kui ma ei tea, kas üldse on tulnud. Aga kui see kaart välja tuleb, siis see ilujumalanna nagu tuletab meelde, et sa oled kõige kaunim siis, kui sa oled sina ise. Ja pane tähele, meie ladumine hakkas naiselikest energiatest. Eks ju, täiskuu, mets, on ju. Nii, see avatud tolmukas, avatud lille süda on ka tegelikult nagu naiselik. Seal emakas uudme peal, eks ju. Ja nüüd tuleb siis see ilujumalanna sõnum, on ju. Kui sa oled sina ise, ja oluline on lisaks siis, kui me räägime ilust, siis me mõtleme oma füüsilist keha eelkõige, aga see kaart tuletab sulle meelde seda, et lisaks oma füüsilisele kehale on meil vaja hoolitseda ka selles kehas elava vaimse olendi ilu eest. Ja aktsepteerimine ja austamine tegelikult nõuab siis igasugust enesehoolitsust. Ja Benzai ten tuletab meelde sulle, et on aeg toetada iseennast, ümbritsedes end iluga, näiteks tood lilled tuppa, nii nagu minul siin on, eks ole, või midagi muud, eks ole, paned uue laudlina või uued kardinad või veel midagi, et ümbritsed ennast iluga. Ja otsustad näha ilu, igapäevaelu, pisiasjades, kõikides oma elu aspektides, ükskõik millistes, eks ole, et kõikides oma elu aspektides otsustad näha ilu. Alati seal võib olla ka midagi disharmoonilist, midagi koledat, midagi takistavat, aga alati on ka see ilus pool seal olemas. Ja see kaart siis tuletab meelde, et märka seda ilu ja ära ole nagu pimesik. Ja kui sa suudad seda märgata, siis sa üllatud, kui palju rohkem ilu tekib juurde iga jumala päev. Ja mida rohkem sa hakkad märkama, seda rohkem sa seda näed. Ava oma silmad ilule ja imedele kõikjal. Isegi kõige, kuidas ma ütlen, sellistes kohtades, kus tavaliselt midagi ilusat ei ole. Ma ei tea, ma toon täiesti lampikas näide, aga üks naine rääkis, et ta käis seal kuskil mingi ekskursiooniga, näiteks Auschwitzis. Seal küll midagi ilusat ei olnud. Ei, absoluutselt, võib-olla kõik näeb füüsiliselt väga trööstitu välja, aga mida on selles kohas ilusat? Võib-olla ilus on see, et tegelikult need inimesed, kes seal kannatasid, olid väga vaprad. See nende vaprus on ilus, on ju. Ilus on see, et osad ikkagi seal ellu jäid läbi ime, eks ju. Et ühesõnaga sa hakkad nagu märkama, et mis on ilusat, eks ole. Nii, ja on aeg leida siis selle jumalanna Benzai teni olemus iseendas. Ja sinu võime maailmas näha, ilu näha on võib-olla tuhmunud ja see on ka üks põhjus, miks see kaart nagu välja tuleb. Ja siis ongi see küsimus sulle, et mis siis on takistanud sul seda ilu näha. Kas oled muutunud siin füüsilises maailmas liiga perfektsionistlikuks? Kas siis teised on keelanud sulle ilu näha, on sind kuidagi maha teinud, näiteks tähtsusetuks pidanud või oled sa ise ennast tähtsusetuks pidanud, eks ole? Ükskõik, mis see põhjus on sind haaranud puuduse tunne ja see ilujumalanna siis tuletabki meelde, et
astu sellest puudusest välja, et kui sa hakkad ilu märkama, siis tegelikult elu muutub küllusrikumaks, eks ole. Ja tuleb taastada oma eneseväärikus ja saada tagasi siis tasakaal või selline harmooniline seisund, eks ole. Et mitte keegi ei saa sinu sisemist valgust tuhmistada. Ja pane nüüd tähele, kuidas see kaart jälle räägib selle tulekaardiga, eks ole. Sina ise saad oma tuld elusana hoida, on ju. Et mitte keegi ei saa seda tuhmistada, ainult sina saad lasta oma sisemisel säral ja tulel kustuda. Et teised võivad seda püüda vähendada, aga sina saad seda elusana hoida. Ja sa oled rohkem kui piisav ja maailm sisaldab kõike sinu jaoks rohkem kui piisavalt. Pühi tolm maha ja alusta uuesti. Et selline sõnum siis ilu jumalannalt. Ja soovitan seda sõnumit nagu päriselt ka tõsiselt võtta. Ja oli väga ilus sõnum. Ja asume siis viimaste kaartide juurde. Siin on selline imeilus luigepaar. Suled kumavad päikese valgusest. Ja sõnum siin peal on see, et südamest südamesse vestlused on tervendavad. Võite teha seda ka oma mõtetes, sest sinu hingepartner kuuleb sind. Väga ilus sõnum. Ja see hingepartner võib olla siis sinu kooselupartner. See hingepartner võib olla keegi, keda sa tead, kellega sa tunned väga tugevalt ühisosa. See võib olla mõni väga hea sõber või sugulane või veel keegi, eks ju. Ja see on see siis, kus inimesed tunnevad üksteist ja üksteise energiat ka siis, kui nad reaalselt ei ole kohal. Nii, siis järgmine kaart on selline kaunis valge orhidee. Ja sõnum siin peal on selline, et sinu palved, visualiseerimine ja positiivsed afirmatsioonid aitavad tuua teie teed kokku. Kutsu oma hingepartner endale lähemale, oma füüsilisse reaalsusesse. See on vaid mõne sammu kaugusel. Ja jällegi, kui see puudutab nagu sellist, ütleme siis sellist lembesuhet on ju, siis kui sa elad oma hingepartneriga koos, siis tegelikult see kaart annab sulle teada, et on võimalik veel lähedasem, veel rohkem kohal olla. Ja kui te ei ole koos, siis see on võimalik, et tegelikult vaimsel tasandil on see ühendus olemas ja sa tunned seda. Nii, siis siin on 2 sõrmust. Vau, kui ilus. Sinu hingepartner ootab sind. Sa tead, mida soovid ning ihaldad. Sinu süda on avatud. Ja tundub, et need viimased sõnumid on kõik nagu siis sellised lembesõnumid. Siin on üks imekaunis teemant ja sõnum ütleb siis seda, et sa oled teemant, mida on ajas lihvitud. Nüüd särad täies hiilguses ja sa oled armastuse kehastus, lembuse kehastus, helluse kehastus, ilu kehastus, ära seda unustaks ole. Et sellised sõnumid täna sulle minu poolt hea number 2 grupp. Kui see sõnum sind kuidagi inspireeris, siis võid lahkesti seda jagada. Ma tänan sind ja kohtume järgmistes lugemistes.